Tere, ma vajan, et sa tuleksid siia. Mis aadress on? Lääme. Tule nüüd. Ma vajan sinu abi sellega. Pane mind sisse. Me läksime majja sisse. Ma arvan, et mu õemees on surnud. Olgu, mis aadress on? Penny on ütles, et see on 47 Union Hill Road. 47. 77. Olgu 407 Union Hill, eks? Jah. 47, kas vajad abi? Mees, sa pead mulle ütlema, mis toimub. Kogu maja on verest täis. Aga? Õemees on madamstoas ja tundub, et keegi on ta korralikult läbi peksnud. Korteris on kõikjal verd. Proua? Kas te oskate öelda, mis maakond see on? See on pike maakond. Te äkki suue sisse. Olgu, mul on vaja, et te läheksite majast välja. 9-1. See on piki maakond, härra. Jätkate. Kas see on 9-1, kas ma saan teid aidata? Jah, mul on vaja, et asetäitja tuleks 799 Lestforki lähedale. Aga? Huawei. Kõik see kõlam on uudistes. Ma lihtsalt leidsin oma nõbu kuunitõmbega. Kas ta on elus? Ei olgu. Me oleme aadressil 799 West. See on 799 lähedal. Ma ei tea, mis tema aadress on. Tal ei ole postkasti. Sul ei ole postkasti. Olgu, ma seisan. Väljab punade tule juures. See on nendele peredele lihtsalt täiesti südantlõhestav, nagu võite ette kujutada. Ja me jätkame selle loo jäigimist kogu õhtu jooksul ning toome teieni uue teabe nii pea, kui seda saame. Praegu otse Piketonist Antonet Levi, Local 12 News. On varajane hommik 22. aprill 2016. Pärast kahtlase tegevuse kohta saadud teadete saamist kutsutakse politsei Union Hill Roadile Piketonisse, Ohiosse. See, mida nad leiavad, on õudne. Kohalikult tuntud kui töökas, ühtehoidev ja eraklik Rodeni perekond leitakse tapetuna järjestikustes hukkamislaadsetes mõrvades. Julmus on jahmatav. 8 sama perekonna liiget, kes elasid 4 erinevas kodus, on mitmeid kordi maha lastud. Mõned neist magamise ajal, üks neist isegi silma lastud. Ma tahaksin öelda, et mina olen ema. Christopher Senior ja mother cat ema. Ja ma tahaksin lihtsalt öelda oma ema südamest, et mul on sees nii valus. Sellest päevast alates, kui ma teada sain. Ja ma tahaksin öelda, kui seal kusagil on keegi, kes teab midagi sellest, mis juhtus. Kas nad võiksid palun endast märku anda? Mis juhtus? Ohvrite hulka kuuluvad Christopher Roden Senior, tema endine naine Dana Roden ning nende lapsed Frankie, Hannah May ja Chris Jr. Samuti tapeti Frankie Rodeni kihlatu Hannah Haisel Gilli ning Kenneth Roden, Christopher Seniori vend, koos nende nõbu Gary Rodeniga. 40 aastat vana Christopher Roden Senior oli pere tugisammas. Teda tunti kui suurt Chrisit, ta oli töökas ja vastupidav. Ta oli isa, kes armastas oma lapsi ja soovis neile paremat elu. 37-aastane Dana Roden oli 3 ohvri, Frankie, Hannah May ja Chris Juniori ema. Dana tunti tema hooliva loomuse ja perekonna armastuse poolest. 20-aastane Frankie Roden oli isa ja pühendunud elukaaslane. Tema elu keerles ümber perekonna ja kihlatu Hannah Haisel Gilli, kelle elu võeti samuti traagiliselt sel ööl. 20-aastast Hannah Gilli kirjeldati kui armastavat tema ja tõelist sõpra. Tal olid unistused kasvatada oma lapsi koos Frankiga, luues elu, mis oleks täis armastust ja naeru. 19-aastane Hannah May Roden oli tugeva tahtejõuga ja väga kaitsev oma lähedaste suhtes.
Olles sünnitanud oma teise tütre, kes oli Hanna May mõrva ajal vaid 4 päeva vanune, oli ta pühendunud oma lastele ja keeldus loovutamast oma tütre Sofia hooldusõigust, hoolimata endise poissõbra Jake Wagneri survest. 16-aastane Christopher Roden Jr. oli pere Pesamuna. Väikese Chrisina tuntud noormees oli täis energiat ja kogu elu oli tal ees. Tema õed-vennad hoolitsesid tema eest ning ta jumaldas oma vanemat venda ja õde. 44-aastane Kenneth Roden oli Christopher Seniori vend, tuntud ka kui Kenny. Ta oli töökas, tagasihoidlik ja teda austasid kõik tema ümber. 38-aastane Gary Roden oli nõbu ja laiema perelähedane liige, tuntud oma muretu loomuse ja huumorimeele poolest. Keegi ei suuda ette kujutada, mida see perekond on läbi elanud. Tead, seal on palju asju, mis on avalikkuse ette toodud. Aga minu vennad olid head inimesed. Nad annaksid sulle oma särgi seljast, kui nad saaksid. Nad teeksid kõik, et sind aidata. Tiina oli imeline inimene. Ta püüdis alati mu emale abiks olla ja asju teha. Jah, ma armastasin teda ka. Taima. Ta oli hea minija. Ta ei väärinud seda. Ta tuli ja aitas nii palju, kui suutis, kui mul varem põlvekeder eemaldati. Ta lihtsalt tuli ja tegi asju, imelisi asju, aidates. Kohalik kogukond leinab ja politsei seisab kohe silmitsi hirmutava ülesandega. Miks olid Rodenid sihikule võetud ja kes võiks olla vastutav sellise külmaverelise massimõrva eest? Uurijad kammivad kuriteopaiku läbi. On selge, et see polnud juhuslik vägivallategu ja et toimepanijad tundsid perekonda hästi. Selgus, et Rodeni perekond kasvatas oma kinnistul marihuanat ning esialgsed teated spekuleerisid, et perekond võis olla seotud suurema kuritegeliku ettevõtmisega. Kas tapmised võisid olla narkokartelli vägivaldne sõnum? Üle aasta oli Paiki maakonna kogukond ärevil. Kui uurijad sügavamale kaevusid, avastasid nad, et pinna all toimus palju enamat. Midagi isiklikumat, kurjemat ja keerulisemat. Kibe hooldusõiguse vaidlus isa ja ema vahel. Jake Wagner, Hanna Rodeni, endine poissõber ja tema 2,5-aastase tütre Sofia isa oli enne Hannas surma olnud tulise hooldusõiguse vaidluse keskmes. Uurijad usuvad, et just see vaidlus võib olla tapmiste tegelik põhjus. Kui tähelepanu Wagnerit ümber kasvab, teeb perekond ootamatu ja äkilise sammu. Otsus, mis tekitab veelgi rohkem kahtlusi. 2017 aasta juunis pakkisid nad oma elu kokku ja kolisid peaaegu 4000 miili kaugusele, Alaska kaugesse eraldatud loodusesse. Nad väitsid, et soovisid uut algust, eemal Paiki maakonna kuulujuttudest ja uudisimulikest pilkudest. Aga uurijate jaoks pole see kolimine lihtsalt uue alguse otsimine. See on läbimõeldud katse põgeneda üha kitseneva kahtluste ringi eest. Vaatamata kolimisele hoiavad Ohio võimud koos föderaalagentide abiga Wagneritel hoolikalt silma peal. Alaska võib küll pakkuda füüsilist kaugust, kuid see ei suuda kustutada digitaalseid jälgi, telefonikõnede andmeid ega kahtlusi, mis maha jäävad. Uurijad jätkavad oma juhtumi koostamist vaikselt ja metoodiliselt, oodates õiget hetke tegutsemiseks, ehitades nii tugeva juhtumi, et Wagneritel ei oleks võimalust õiguse mõistmisest pääseda. Siis 13. novembril 2018, vahetult enne koitu, kogunevad föderaalagentide ja kohalike korrakaitsjate meeskonnad mitmesse asukohta. Kõigepealt Georg Wagner 4. ja tema vend Jake Wagner, kes sõidavad mööda Ohio maanteed Rossi maakonnas. Koordineeritud liikluspeatuse käigus ümbritseb politseinad, jättes neile põgenemiseks mitte mingit võimalust. Kui veok aeglustab ja peatub, liiguvad politseinikud ligi. Hoidke käed üleval, kõrgemal! Tõmmatakse nad sõidukist välja ja pannakse tee ääres käeraudadesse. Jätka kõndimist! Minge põlvidi, härra!
Minge põlvili, härra! Minge põlvili! Käed ja selja taha! Käed selja taha! Tõuse püsti! Räägi! Tule nüüd! mees, tõuse püsti. Tema pea auto taha! Kas teil on midagi kaasas, härra? Midagi, mis takistaks teil põgenemast? Kas teil on relvi kaasas? Mul on paremal käel Lettermanni tööri! Aga talu või midagi sellist? Ei? Kas autos on veel kedagi? Kas relvi on? Relvi? Üldse mitte! Ei, mitte midagi, ei! Süüdistuste raskus rõhus. 8 süüdistuspunkti mõrvas raskendavatel asjaoludel. Järgmisena George Billy Wagner III, kes arreteeriti Lexingtonis, Kentuckis Rood and Riddle Equine Hospitali sissesõidutee lõpus. Politsei sõnul said nad vihje, et ta külastas haiglat haige hobusega. Angela, kas sul on midagi öelda? Angela Wagner arreteeritakse nende kodus Scioto maakonnas, Ohios. Koos olid nad oma poegi toetanud, isegi siis, kui kahtlus nende nime tumestas. Aga nüüd oli selge, et kogu Wagneri perekond oli selle külmaverelise massimõrvaga lahutamatult seotud. Kui käärauad nende randmete ümber pinguldusid, hakkasid hoolikalt üles ehitatud valed lahti hargnema. Tere Pärsloonad. Me lubasime, et saabub päev, mil Paiki maakonna massimõrvade eest tehakse arreteerimisi. Täna on see päev. Eile esitas Paiki maakonnas suuržürii 4 isikule süüdistuse raskendatud mõrvas. Surma on ühtlust võimaldavate asjaoludega. George Billy Wagner Kolmas. Tema naine Angela Wagner. Ja nende pojad George Wagner 4. J. Edward Jake Wagner. Pärast ulatuslikku ja põhjalikku ühisuurimist. Peaprokuratuuri kriminaaluurimisbüroo, meie eriprokuratuuri osakonna ning Paiki maakonna sheriff Charles Reederi büroo poolt. Need 4 isikut on nüüd vahi all, kuna neid kahtlustatakse selles südametus, halastamatus ja külmaverelises mõrvas. Need on ohvrite näod. Terve perekond ja nende laiendatud perekonna liikmed tapeti julmalt. Paljud neist tapeti, kui nad marasid. Need on Christopher Roden Sr., 40-aastane. Tema endine abikaasa Dana Manley Roden, 37-aastane. Nende lapsed Hannah Mae Roden, 19-aastane Christopher Roden Jr., 16-aastane Clarence Frankie Roden, 20-aastane ja tema kiilatu Hannah Heisel Gilly, 20-aastane. Lisaks Christopher Rodenivan, Kenneth Roden, 44-aastane. Nende nõbu Gary Roden, 38-aastane. Kõik 8 ohvrit tapeti külmavereliselt. Nad lasti maha omaenda kodudes. Nad hukati jõhkralt ja halastamatult. Tapjad tundsid piirkonda ja planeerisid need öövastavad mõrvad hoolikalt. 8 ohvrit jätsid endast maha suure leinava perekonna, sealhulgas 4 väikest last. Õnneks säästsid tapjad oma ainsa halastuse märgina sündmuskohal olnud 3 last. Lapsed olid siis 3-aastane, 6-kuune ja 5-päevane. Selle juhtumi keskmes olid 1 perekonna liikmed, kelle kohta me usume, et tõendid näitavad, et nad sepitsesid koos vandenõu nende 8 inimese, 8 oma tuttava tapmiseks. Nelli Wagneri perekonnaliiget, abikaasa, naine
ja nende 2 täiskasvanud poega seisavad nüüd silmitsi arvukate süüdistustega. Sealhulgas igaüks 8 raskendatud mõrva süüdistusega, 1 iga ohvri kohta. Raskendatud mõrva süüdistustega kaasnevad ka surmanuhtluse sätted kõigi 4 kahtlusaluse puhul. Kuna tegemist on avaliku süüdistusega, me ei saa motiivi kohta palju öelda, kuid süüdistustest näete, et selle noore lapse hooldusõigus mängib selles juhtumis rolli. Me usume, et Wagnerid sepitsesid koos keeruka plaani, et tappa 8 ohvrit pimeduse varjus ja seejärel hoolikalt oma jäljed katta. Me usume, et tõendid näitavad, et kahtlusalused veetsid kuid kuritegude planeerimisele. Nad uurisid ohvrite harjumusi ja nende igapäevaseid rutiine. Nad teadsid nende kodude paigutust. Nad teadsid, kus nad magasid. Ja siis, pärast iga ohvri tapmist, usume, et tõendid näitavad veelgi, et kahtlusalused manipuleerisid tõenditega, näiteks ohvrite telefonide ja nende kinnistutel olevate valvekaameratega. Nüüd, nagu kõigi tapmiste puhul, isegi nende puhul, mis on metoodiliselt planeeritud, tehakse vigu. Ja meie ülesanne on need vead üles leida. Oleme selles juhtumis tõendeid kogunud umbes 2,5 aastat. Kõik teised selle uurimise võtmetõendid on viinud meid tänaste süüdistuste ja vahistamisteni. Lisaks raskendatud mõrvale on neid 4 pereliiget süüdistatud ka mitmetes teistes kuritegudes. Nende hulka kuuluvad vandenõu, korruptiivse tegevuse mustris osalemine, raskendatud sissemurdmine, väidetavalt Vodeni koju sissemurdmise eest kuritegude toimepanemiseks, tõenditega manipuleerimine, ohtliku seadme ebaseaduslik omamine, vara loata kasutamine, traadi, suulise või elektroonilise side pealtkuulamine ja lõpuks õiguse mõistmise takistamine. Kõiki 4 kahtlusalust süüdistatakse ka võltsimises, kuna nad olevat võltsinud laste hooldusõiguse dokumente. 12 inimest arreteeriti samuti täna seoses nende kuritegude varjamisega. Ja lubage mul veel kord rõhutada. Need 2 isikut arreteeriti seoses nende kuritegude varjamisega. Angela Ima, Rita Newcomb, Ja Billy Ima, Frederica Wagner. Süüdistused nende 2 kahtlusaluse vastu on seotud nende väidetavate tegudega, millega nad püüdsid meie võime eksitada. Alates meie BCI kuriteopaiga üksuste saabumisest 22. aprilli 2016 hommikul kuni tänaseni ei ole me kunagi lõpetanud tööd ohvritele õigluse tagamiseks. Ja ma palusin oma meeskonnal teha hinnangu, ja see ongi lihtsalt hinnang, kui palju aega selle uurimise peale kulus. See hõlmaks šerifi büroo aega, see hõlmaks ka BCI aega. See hõlmaks ka meie uurijate aega. See hõlmab ka meie laborit. Ja see oli 10 000 tunde. Tegelikult pole võimalik täpselt teada. Oleme järginud rohkem kui 1100 vihjet avalikkuselt. Viisime läbi 50 intervjuud, väljastasime üle 200 kohtukutse, läbiotsimismääruse ja kohtumääruse ning testisime üle 700 tõendi. Meeskond reisis ka 1000 miile, et jõuda 10 erinevasse osariiki. Selle uurimise otsese tulemusena. See hõlmab ka märkimisväärset aega Alaskal, kuhu Wagneri perekond kolis enne Paiki maakonda naasmist. Meie meeskond kasutas uuenduslikku uut tehnoloogiat. See ei ole muidugi lõpp. Kas see on uus päev või mitte? Sel juhul, kui me töötame selle nimel, et võtta vastutusele need, kes väidetavalt pani toime need kirjeldamatud mõrvad. Ja saavutada mingigi õiglus ohvritele. Süüdistajate sõnul veetis Wagneri perekond kuid mõrvade planeerimisega.
Nende eesmärk oli kõrvaldada Rodenid, et saada Jake'i ja Hanna tütre hooldusõigus. Kuid kui nad ilmuvad kohtusse esimestele istungitele 2018. aasta novembris ja detsembris, ei tunnista nad end süüdi üheski süüdistuses. Alles 21. aprillil 2021, mõrvade 5. aastapäeval, saab juhtum lõpuks hoo sisse, kui Jake Wagner šokeerib kogu riiki, tunnistades end süüdi 5 Rodeni perekonnaliikme tapmises. Süüdi tunnistamise kokkuleppe osana, et vältida surmanuhtlust nii endale kui ka oma pereliikmetele, nõustub Jake tegema võimudega koostööd ja tunnistama oma pereliikmete vastu, seostades neid vandenõuga. Ma olen süüdi. Kuidas te end süüdistusakti teise punkti osas tunnistate, millest teid süüdistatakse Christopher Roden Robinsoni raskendatud mõrvas? Ja ma olen süüdi mõrvas. Ja süüdistusakti 3. punktis, kus teid süüdistatakse Gary Roseni raskendatud mõrvas, kuidas te end tunnistate? Ja ma kindlasti ei ole. Kuidas te end tunnistate süüdistusakti 4. punktis, kus teid süüdistatakse Clarence Franklin Rodeni raskendatud mõrvas? Ja ma olen süüdi, teie ausus. Ja Hanna Hazel Gilli raskendatud mõrva süüdistuse kohta, kuidas te end tunnistate? Ma olen süüdi, teie ausus. Kuidas te end Dana Riddle'i raskendatud mõrva käsitlevas 6. süüdistuspunktis tunnistate? Ma olen süüdi, teie aukohus. Millise süüdistuse soovite esitada 7. punktis Anna ja tema venna raskendatud mõrva süüdistuse kohta? Ma olen süüdi, teie aukohus. Millise süüdistuse soovite esitada 8. punktis Christopher Wood Juniori raskendatud mõrva süüdistuse kohta? I am guilty, Your Honor. Oma tunnistuses annab Jake jaamatavaid üksikasju mõrva öö kohta. Ta tunnistab, et tema ja tema perekond kavandasid tapmisi mitu kuud, kaardistades hoolikalt maja ja oma liikumised. Ta kirjeldab, kuidas nad öösel Rodeni majadesse sisenesid ja ohvrid ükshaaval vaigistasid. Jake tunnistab isiklikult, et tappis 5 Rodenit, samal ajal kui tema pereliikmed tapsid ülejäänud 3. Isegi kõige hoolikamad korraldatud plaanid võivad jätta maha digitaalse jalajälje. Ja Pike maakonna mõrvade puhul ilmusid need jalajäljed tekstisõnumite kujul. Salapärased vestlused, emotsionaalsed sõnumivahetused ja peened vihjed, mis tagantjärele vaadates paljastasid nii palju. Wagneri perekonna ja Rodeni perekonna liikmete vahel vahetatud sõnumitest sai uurimise oluline osa. Eriti just Jake Wagneri ja Hanna Rodeni vahelised tekstisõnumid. Kuudel enne mõrvu viitasid need sõnumid kasvavale pingele nende tütre hooldusõiguse pärast. Pinged, mis lõpuks päädisid surmava vägivallaga. Ta ei lähe lasteaeda, Hanna. Sa ei ole minu ülemus. Hanna, ma ei ole sinu ülemus, aga suts ei lähe lasteaeda. Hanna, vasta telefonile ja räägi minuga. Sina ei tee otsuseid, mina teen. Punkt. Jaagu pilt. Miks sa mind ignoreerid, Hanna? Ja miks sa üldse mõtled lasteaia peale? 3 L62. Vestlus. 4. aprillist 2015. Jakelt. Kui sa liigud edasi, Hanna, siis sa oledki seda teinud. Järgmine sõnum. 2 küsimärki. Hannalt. Ei, ma ei ole. Mul on täiesti hea olla. Mina ise. Jakelt, sa liikusid minust edasi. Hannalt. Okei, ma ei alustanud uut suhet. Ma lihtsalt vajan aega, et oma mõtteid selgeks saada. Jakelt, mida see tähendab? Hannalt, ma pean välja mõtlema, mida ma tahan. Jakelt, tead, kui sa otsustad, et sa tõesti tahad mind, siis ma ütlen sulle, et ma ei lahku kunagi oma talust. 3 L63. Vestlus 17. aprillist 2015. Jake'ilt. Miks mitte, Hanna? Hannalt ei tea. Hannalt. Ma ei kirjuta mingitele paberitele alla. Punkt. Jaakult, mis paberid? Ainus asi, millele me alla kirjutame, on meie pooleks jagamise kokkulepe ja kõik. Ja sa loed selle enne allkirjastamist läbi. Ma toon oma arvuti homme, kui ma talle järele tulen, et saaksid selle läbi lugeda. Hannalt. Ma ei pea sellele alla kirjutama. Jaakult, kas sa tahad selle ise kirja panna? 3 L64. Veel 1 kaanepaber, mis näitab varukoopia allikateavet. Ja kõik 65. Vestlus 9. juunist 2015. Jake'ilt. Miks sa mind ignoreerid?
Kas ma ei tähendu sulle midagi? Järgmine sõnum. Kas sa ei armasta mind? Igatsed mind? Igatsed meie armastust? Järgmine sõnum. Hanna, järgmine sõnum. Ütle Sudile, et ma armastan teda. Järgmine sõnum. Ja ma ikka veel armastan sind, kuigi ma arvan, et sina ei armasta mind. Ma ei taha sinuga koos olla. Mul on muid asju, mille pärast muretseda. Vabandust. Hannah May oli järeleandmatu. Ta ei olnud nõus andma oma tütre hooldusõigust Jake Wagnerile. Ühes sotsiaalmeedia sõnumis Tess Rugglesile, George Wagneri endise naise Tabitha Claytoni emale, kirjutas Hannah May. Ma ei kirjuta paberitele alla. Nad teavad mind enne tapma. Tess soovitas Hannah Mayl mitte teha seda, mida Tabitha oli teinud, lasta end petta ja anda oma tütre hooldusõigus ära. Julia Eveslaag, kriminaalluure analüütik, luges selle vestluse ette, kui ta andis tunnistusi George Seniori kohtuprotsessil. Vestlus toimus 9. detsembril 2015. Esimene sõnum on Hannah Rodenilt. Ma tean, millised nad on. Ma olin nende perekonnas 5 aastat ja tean, mida tähendab olla ühe neist lapse ema. Ma ei kirjuta paberitele alla. Ja mu maja on ülimalt puhas ning nad ei saa tõestada, et ma olen sobimatu, seega ma ei kaota Sofiat. Hanna jätkab. Tegelikult sain ma just uue maja, mis on suurem, rohkemate tubadega ja kõige muuga. Tess vastab. See on hea. Mul on hea meel näha, et sul läheb hästi. Ma olen nendega aastaid tegelenud. Angela ei meeldinud mulle kunagi algusest peale, sest Fredi ütles kõigile, et ma olen tema tütar, mis tegi Angela kadedaks. Aga peale Fredi, Bobby ja Robini ei huvita mind neist keegi. Ma räägin sinuga, tüdruk. Ütlen sulle, et võib-olla sa ei usu midagi, mida see perekond räägib. Kuule, võta oma laps tagasi ja ütle neile, et nad võivad end kuradile saata. Vabandan, kui tundun liiga ärritunud, aga Tabby on terve nädala mu närvidel olnud ja ma muutun üsna närviliseks. Mul on hea meel näha, et sul läheb hästi. Tõesti on. Hanna vastab. Ma ei kirjuta kunagi paberitele alla. Seda ei juhtu. Nad peavad mind enne tapma. Tess vastab. Väga hea, kallis. Kindlasti tee nii. Seal on kirjas. Tee. Ära kunagi midagi alla kirjuta. Sellega vestlus lõpeb. Ja veel kord, kas saate öelda meile selle suhtluse kuupäeva? 9. detsember 2015. Olgu. Ja veel kord, kas see on vestlus, mille te tuvastasite nende dokumentide hulgast, mille saite Facebookilt Hannah May Rogani Facebooki konto kohta? Jah. Ja te tõite selle uurijate tähelepanu alla, sest tundsite, et sellel on suur uurimisväärtus. Jah. Isegi Tabitha ise jagas oma muret hooldusõiguse küsimuste pärast Hannah Mayga. Kui ta tunnistas George Wagneri 4. kohtuprotsessil, luges ta kohtus olles ette mõned oma sõnumid Hannah Mayl. Mayday on veel mõned. Sõnumid, kõik 2015. aasta 28. märtsist. Jaa. Märgistus on sellest vasakul. See algab järgmiselt. Nii et Cody ütles. Jaa. Olgu. Kui saaksid selle veel kord üle vaadata ja öelda, kas sa mäletad, et said selle sõnumi kätte või et said selle sõnumi vestluse kätte ja vastasid sellele? Tammy. Kas sa saad meile öelda, mida sa ütleb? Ma ütlesin nii. Cody ütles, et sina ja Jake hakkate hooldusõiguse küsimusega tegelema. Hanna ütleb, jah, üritan tööd saada. Ja ta ütleb ka, et me peame selle pärast kohtusse minema. Ma ütlesin, sina oled ema, nii et see ei tohiks sinu jaoks raske olla. Aga me tegeleme Angelaga. Ja siis ma ütlesin ka, et me teame, kuidas ta käitub, kui asi puudutab Wine & Sonsi. Vabandust, jah. Väljas kostab muidugi just praegu müra. Nüüd, kui müra on läbi, kas saaksid küsimusele uuesti vastata? Jaa. Tal oli see, võib-olla ta vajab seda uuesti. Olgu, alusta viimasest osast, kus ütlesid, sina oled ema ja loe sealt edasi. Ma arvan, et seda ma ütlesingi,
Noh, sina oled ema, nii et see ei tohiks sinu jaoks raske olla, aga me tegeleme Angelaga. Ja sa tead, milline ta on, kui asi puudutab. Vine and Sons. Olgu, ja kes ostab? Minu poeg. Ja kes see on? Teema tütar. Kuid tõelise häirekella panevad helisema sõnumid, mida vahetatakse Wagneri perekonna sees. Uurijad avastasid rea krüptilisi sõnumeid, mille kavatsused olid kodeeritud, kuid eesmärk selge. Vandenõu hakkas kuju võtma. Ja tapsib 8 inimest. Arutelud hooldusõiguse üle, vestlused tulirelvadest ja strateegiline planeerimine, et eemaldada kõik takistused nende teelt. Kuigi sõnumid ei ole otsesed ülestunnistused, moodustavad need tõendite ahela, mis näitab perekonna koostöö ulatust. Plaanid laskemoona ostmiseks, arutelud ohvrite vaigistamisest ja kõhedust tekitavad viited ohtude kõrvaldamisele. Kui sõnumid lõpuks kohtus avalikustatakse, saavad neist ühed kõige süüstavamad tõendid. Need digitaalsed vestlused, mis olid varem peidetud lukustatud telefonide ja perekonnasaladuste taha, on nüüd kõigile nähtavad. Kui mõelda sellele, mida nad pärast tegid ja kuidas nad lihtsalt ringi hängisid, siis äkki nad lihtsalt kadusid. Lõpuks sattusid nad Alaskale ja nad tõesti arvasid, et saavad millegi sellisega hakkama ja siis tulevad tagasi, et oma head nime kaitsta. Ma arvan, et see annab taas aimu perekonna dünaamikast ja kindlasti ka sellest psühhopatoloogiast, mis seal toimub. Nad ütlesid seda mitu korda ja ma tean, et Angela Wagner ütles mulle konkreetselt, et tema perekonda laimatakse. Mul on Facebooki sõnumid. See oli 2021 aasta maist. Ja tead, nad vandusid igal võimalikul moel, et nad ei teinud seda. Ja siis järsku aprill-mai kuskil seal 2021 jõuab kätte. Ja me saame teada, et Jake kavatseb end süüdi tunnistada. Ma sain sellest teada ja ma oleksin peaaegu toolilt maha kukkunud. Ma kajastasin tol ajal Snowdeni kohtuprotsessi. Ja ma arvasin, et tema oleks viimane, aga tegelikult oli ta esimene. Nii et ilmselgelt kuulsin ma kuulujuttude kaudu, et ta leidis Jumala. Et ta tõesti leidis Jumala vanglas. Või arestimajas, peaksin ütlema. Ja sellepärast otsustas Jake tõtt rääkida. Jake Wagneri ülestunnistus tähistab juhtumi jaoks suurt pöördepunkti, kuid see jätab paljud kogukonnas endiselt küsimusega maadlema. Kuidas sai terve perekond, vanemad ja lapsed pidada vandenõu nii jõhkra teo toimepanekuks? See juhtum raputas kogu piirkonda, kui see juhtus. Mõte minna sisse ja tappa kõik peale imikute, sealhulgas paar teismelist, köitis tõesti inimeste tähelepanu. Ja need imikud olid kodudes, üks neist oli 4 päeva vanune, magas oma ema kõrval. Ja see on südantlahestav, kui sellest kuulete. Ja see on ka saatanlik, kui uskuda seda, mida prokuratuur väidab, kui palju planeerimist sellesse pandi ja kui palju üritati jätta muljet, et tegemist oli millegi muuga, näiteks ebaõnnestunud narkotehinguga. Sügav, läbimõeldud planeerimine. Iga samm, iga otsus, iga ost oli osa suuremast plaanist. Wagnerid ei viinud lihtsalt mõrva läbi. Nad viisid ellu vandenõu, plaani, mis sündis hirmust, kinnisideest ja kontrollist. Summutitest mobiiltelefonide segajateni, jälgimisseadmetest tulirelvadeni, Wagnerid ei jätnud midagi juhuse hooleks. Nad luurasid Rodenite kodusid, jälgisid nende liikumisi ja ootasid õiget hetke ründamiseks. See polnud ühe inimese töö. See oli terve perekonna koordineeritud tegevus. Kui prokuröridel oli Jake Wagneri ülestunnistus käes, pöörasid nad oma tähelepanu George Wagner 4., Angela Wagnerile ja Billy Wagnerile. Kõiki neid süüdistati raskendatud mõrvas, vandenõus ja teistes massimõrvaga seotud kuritegudes. 2021 aasta 10. septembril, 5 kuud pärast Jake'i ülestunnistust, tunnistab Angela Wagner end süüdi. Ta ei lähe kohtu alla, kuid annab tunnistusi George Wagner 4. kohtuprotsessil. 2022 aasta septembris algab George Wagner 4. kohtuprotsess. Mida sa mäletad? Mu ema ja vend on seda algusest peale öelnud. Sellepärast ma usungi, et meid üritati süüdi lavastada, sest nad ütlesid, et nad väänasid kõike, mis mu emal ja vennal telefonides ja sülearvutites oli, ning nad üritasid meid süüdi lavastada. Ja kas see oli sinu mõtteviis nende vestluste ajal? Jah. Pärast nende salvestiste kuulamist, mida me kohtus kuulsime,
kuidas sa suhtud sellesse, mida Jake ütles ja sellesse, mida sa nüüd tead, et ta tegi? Nüüd ma tean, et ta lihtsalt valetus mulle näkku. Aga kes sinu ema? Sama lugu, ta on mulle algusest peale valetanud. Kas sa kunagi ütlesid oma emale, viidates neile salvestistele, kas sa ütlesid oma emale, et võtad nende mõrvade süü enda peale? Ei, ma ei öelnud. Kui me neid salvestisi kuulasime, näidati vandekohtule tegelikult ühte sõnumit sinu ja Joosepi vahel. Kas sa mäletad seda? Ja. Hästi. Midagi selle kohta, kui lähedane su perekond on? Ja. Kas sa saad seda selgitada, seda tekstisõnumit? Me oleme kogu elu olnud üksteisele väga lähedal ja tol ajal rääkis ta siia kolimisest ning ma tahtsin, et ta mõistaks, et mina ja mu pere oleme omavahel üsna lähedased. Ta ütles, et see on okei ja tema pere on samamoodi. Kas sellel tekstisõnumil oli nende mõrvadega mingit pistmist? Mitte midagi. Viidates taas nendele salvestistele, mida me kuulasime, kas ma mäletan õigesti, et kuulsin sind ütlemas midagi sellist ja see oli vestlus sinu ja Jake'i vahel. Iga kord, kui ma midagi teen, annad sa mind üles? Jah. Kas sa saad seda selgitada? See viib mind tagasi meie lapsepõlve. Mida sa sellega mõtled? Pole tähtis, mida ma lapsena tegin. Mu vend jooksis alati emale rääkima. Viimastel päevadel kuulasime veel üht salvestist, kus sa ütlesid midagi selle kohta, et kõik tahavad meid kätte saada. Jah. Mida sa sellega mõtled? Kõik, mida räägiti Topixis ja Facebookis, oli nagu kõik oleksid minu perekonna vastu. Üks vestlustest, mida me kuulasime, hõlmas sinu venda ja sinu ema ja sina olid justkui taustal. Sinu ema ütles midagi sellist, et nad üritavad meid süüdi lavastada. Kas sa mäletad seda? Jah. Ja et ta võtaks surmanuhtluse enda peale? Jah. Kas sa mäletad seda? Jah. Kas sa tol ajal teadsid, et su ema ja vend olid nende mõrvadega seotud või panid mõrvad toime? Ei. Ma arvan, et see oli samas vestluses, kus Jake ütles, et ta saab ühel või teisel viisil välja. Kas sa mäletad seda? Jah. Kas sa tol ajal teadsid, et ta oli need inimesed tapnud? Ei. Ma eeldasin, et ta pidas silmas seda, kui teda oleks süüdi lavastatud ja ebaõiglaselt süüdi mõistetud. Ja siis on sinu hääl taustal ja sa ütled, et täna ei tule elektritooli ega auhindu. Jah. Sa mäletad seda? Jah. Mida sa sellega mõtlesid? Ma lihtsalt ärritun, kui inimesed norivad mu pere kallal ja muud sellist. Eriti siis, kui ma pole 5 päeva maganud, olen täis kofeiini ja see teeb sind ärritunuks. Kas sa teadsid sel hetkel, et su ema ja vend olid tegelikult milleski süüdi? Ei. Kas sa oled mõnes neist kuritegudes süüdi? Ei. Kohtuprotsessid on olnud pikad ja keerulised. Kaitsjad väidavad, et kõik Wagneri perekonna liikmed ei ole mõrvades võrdselt süüdi. Aga kui ta on Jackiga, kui ta siin üleval naeratas ja irvitas, kui ta neist mõrvadest rääkis. Ta on külmavereline. Ma arvan, et ta on psühhootiline. Talle ei paistnud maailmas miski korda minevat. See on nagu istuks ja räägiks esmaspäeva hommikul jalgpallimängust. Just nii räägib ta nende inimeste tapmisest. See on jälk. Ta on haige mees. Selle tüübi juttu ei saa uskuda. Ja Angela pole palju parem, eks? Sa tead, Angela tunnistas, et Hanna oli talle nagu tütar, eks? Nad elasid koos. Seal Petersoni teel lobises ta öösiti Hannaga. Ma arvan, et ta peab silmas üleval elavaid inimesi, kus nad hoolitsesid laste eest ja võisid öösel üles ärgata ning istusid trepi ülaosas ja lobisesid. Võib-olla nii, nagu inimesed teevad keset ööd. See on tema teine tütar ja ta kavandab tema tapmist. Mis ongi täpselt see, mida ta tegi. Sa arvad, et ta ei annaks George'i üles, aga samal ajal kavandab Hannah'i tapmist. 2022 aasta 20. novembril mõistetakse Georg Wagner 4 süüdi kõigis süüdistustes, sealhulgas 8 raskendatud mõrvas. Talle määratakse eluaegne vanglakaristus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. See süüdimõistmine tähistab olulist võitu prokuratuuri jaoks, kes suutis edukalt tõestada, et Georg 4 oli võtmetähtsusega vandenõulane, isegi kui ta ise päästikut ei vajutanud.
Billy Wagneri kohtuprotsessi oodatakse, kus prokurörid püüavad tõestada tema rolli mõrvade korraldamises ja neis osalemises. Prokurörid kavatsevad kasutada Jakey ja Angela ütlusi, et kirjeldada perekonna vandenõud veelgi üksikasjalikumalt ning näidata Billy osaluse ulatust. Täna on Pike'i maakonna mõrvadega seotud õigusalane protsess endiselt käimas, kus Billy Wagner ja Angela Wagner ootavad kohtusaalis oma saatust. Süüdimõistvad ülestunnistused, tunnistused ja jätkuvad kohtuprotsessid on osa pikast teekonnast õigluse poole Rodeni perekonna jaoks. Pike'i maakonna kogukonna jaoks on veretööde armid sügavad. Kunagi vaikne ja maalähedane piirkond sai ühe Ohio ajaloo kõige jahmatavama mõrvajuhtumi keskpunktiks. Juhtum on jätnud elanikud maadlema reetmise, kaotuse ja vihatunnetega, samuti painava küsimusega, kuidas selline kurjus sai nende kogukonnas juurduda. Soovin tänada Ohio osariigi kodanikke selle koorma kandmise eest. See ei oleks tohtinud kunagi juhtuda selle perega Lõuna-Ohios. Lihtsalt kommenteerides, Toni, kuidas suhe Wagnerite ja vähemalt sinu venna Chrisiga tundus olevat kiindumuspõhine ja nii edasi, mida sa kogu sellest hullusest arvad? Sa ütlesid selle sõna. Hollis. Mida sa tundsid, kui kuulsid esimest süüdimõistvat otsust? Mis sinu peas toimus ja kas keegi teine soovib ka kommenteerida? Mul on temast kahju. Miks nii? Miks? Sest ta on inimene. Kuidas sa leiad inimlikkust sellisel ajal, kui ta tegi su perele nii palju halba? Ma arvan, et meis kõigis on midagi inimlikku. Meis on lihtsalt erinevusi. Kas sa saad meile kuidagi kirjeldada, mida sa praegu tunned? Veidi rahu. Meil on veel pikk tee minna. Me jõuame sinna, sest me oleme perekond. Kuna kohtuprotsessid jätkuvad, on üks asi selge. Pike'i maakonna mõrvade tragöödiat ei unustata kunagi. 8 elu võeti ja terve perekond löödi puruks kujuteldamatu vägivallaaktiga. Õigluse otsimise kaudu loodetakse, et vastutavad isikud seisavad oma tegude tagajärgede ees ning Rodeni perekonda mäletatakse mitte selle järgi, kuidas nad surid, vaid selle järgi, kuidas nad elasid.